Austatud kolleegid, nagu te teate, meil aeg-ajalt esineb selline teema nagu vandenõuteooriad. Me neid analüüsime erinevalt vaatenurgast, erinevaid vandenõuteooriaid käsitleme ja püüame aru saada nende loogikast. Vandenõuteooriad eriti aktiivselt kerkivad siis, kui ühiskond põrkab kokku millegi uue arusaamatuga ja ohtlikuga. Ja praegune pandeemia ei ole selles mõttes erand. See ülemaailmne häda, pandeemia on häda, on vandenõuteooriate uurijate kuldne põli, sest me võime uurida neid teooriaid, nagu öeldakse, in statu nascendi, nagu nende tekke ajal, nende eluajal ja vaadata, kuidas nad kerkivad, kuidas nad arenevad ja kuidas nad hääbuvad. Aga mõned ei hääbu, mõned on igipõlised. Alustame siis tänasest Delfist. Uudis oli see, et vabariiklasest senator Green, kes oli QAnoni vandenõuteooria pooldaja ja ainuke selle teooria pooldaja ja on valitud Ameerika kongressi. Ta sattus vastuollu nii demokraatidest enamusega kui ka mitmed vabariiklased olid nördinud tema valimisest ja eriti tema ütlustest, mis nende meelest kompromiteerivad vabariiklasi kui sellist soliidset konservatiivset jõudu. No vot, ja siis täna tehti Greenile ära. Õigemini ööl vastu täna. Muidugi senatit seda välja visata ei saa, aga teda visati välja senati komiteedest. Ja nii, et ta senaator on, aga sisuliselt ta võib ainult hääletada nii-öelda suures saalis. Aga mingisuguseid tähtsate otsuste vastuvõtmisel, nende ettevalmistamisel ta ei saa osaleda. See on väga oluline mandaadi kärpimine. Ja isegi on problemaatiline, kas see on seaduslik. Aga ju siis otsustati, et on. Niisiis, see Green ise ütles, et tema enam eriti seda QAnonit ei usu või vähemalt ei hakka rohkem neid levitama, neid ütlusi ja samuti ta loobus mitmest varasemast seisukohast, nagu näiteks, et 9/11 ei olnud, et see oli nagu ameeriklaste enda septitsetud või üldse seda ei toiminud, seal on erinevad variandid, või siis, et kooli tulistamisi ei ole, siin on ta Ameerika lipuga, tavaliselt ta baseerib relvaga, ta on selle relvalobi üks olev tegelane ja relvad ei ole kahjulikud ja need kooli tulistamisi ei olnud, või ta tegelikult esitas 2 erinevat varianti. Üks on see, et see on false flag operation, et tulistasid need, kes on relva kandmise vastased ja need, kes on relvade piiramise pooldajad. Aga rohkem ta rääkis sellest, et tegelikult tulistamisi üldse ei olnud. See oli selline instseneering, nagu paukpatronitega seal midagi tulistati, siis seal lapsed nagu kukkusid ja nii edasi. Nende surnud laste vanemad ei olnud temaga nõus ja seda heideti talle väga ette. Need on mineviku sõnad ja nüüd ta absoluutselt usub 9/11-isse, absoluutselt usub kooli tulistamisse, aga tegelikult tal oli veel igasugused huvitavamad
seisukohad. Et California metsade tulekahjud ei ole kliima soojenemisest. Kliima soojenemist üldse ei ole, no seda ütles ka Trump meelest, see oli sellepärast, et seda metsade hooldajad halvasti hooldavad ja sellepärast metsad läksid põlema. Aga Greenil oli hoopis parem idee, et seda juudid kosmosest laserkiiretega panevad metsad põlema. No nagu teada, kosmos on juute täis, nii et sealt on neil käkitegu. Kuidagi oli kas Soros siia juurde poogitud, ma täpselt ei saanud aru, kuidas. Aga mis siis ikka? No vot, igatahes laserkiired kosmosest panevad metsad põlema. No pole viga. Sellest ütlusest ta muide lahti öelnud, vot see on tal kuu siin, et meie oleme kuu. Nii. Me tuleme Greeni juurde tagasi võib-olla lõpus, aga praegu vaatame natuke üldisemat pilti. Möödunud aasta lõpus Prantsusmaal tehti üsna laia põhiline küsitlus, seda Conspiracy Watch organisatsioon viis läbi, seal mitu tuhat inimest küsitleti ja selgus, et umbes veerand, viiendik kuni veerand prantslasi usuvad 5 või rohkem vandenõuteooriad. Aga vähemalt ühte teooriat usub 80%. Nii. Ja tavaliselt need, kes usuvad ühte teooriat, nad usuvad ka teisi ja kes sujuv üleminek ühest teooriast seal on, aga midagi seal ja peab olema. Nii, seal oli huvitav, eriti huvitav oli see, et nad vaatasid vanusegruppide järgi. Ja selgus, et need, kes on 45-sed ja vanemad, nende hulgas natuke valesti. Nad tegid kontrollküsimuse, kas te usute, et maailm on lapik? Usus 0,2%. Aga kui küsiti teistmoodi, kas on võimalik, et maailm on lapik, siis selgus, et 3% ütlesid, et kindlasti võimalik, aga veel 8% võib olla võimalik. Ja siin oli väga huvitavad vanusegrupid. 45-sed ja vanemate hulgas, need, kes uskusid lapik maailma, oli vähem kui 2%. Aga nooremate hulgas, ja mida nooremad, seda rohkem, seal oli kuni veerand. See tähendab, et see on noored haritud inimesed, kes elavad internetis. Nii, see on päris huvitav fakt, mis toetab minu isa Jüri Lotmani kontseptsiooni, mis oli esitatud artiklis tehniline progress kui kulturoloogiline probleem. Et tehniline progress tihtipeale toob psühholoogilise regressi. Nii. See oli väga kuum film Prantsusmaal, peaaegu 3 tundi, mis näitas, et tõestas, et COVID-19 on selline vandenõu, mida varivalitsus või mingisugused kahtlased eliidid korraldavad. Ja eesmärk on siis need karantiinid, isolatsioon ja kehtestada ülemaailmne diktatuur. Kõik need maskid, 5G, vaktsiinid ja uus maailmakord on kõik esitatud selles filmis Hold Up. Filmi analüüs
seda ei teinud mina, aga seesama Conspiracy Watch, ütles, et mingit tõestusi ei ole. Seal puistatakse üks teise otsa ja tekitab sellist hüpnootilist efekti. Ja see on tihti sellistes allikates, sellistes tekstides. Nii, nüüd jaotame vandenõuteooriad, need teooriad, mis elavad väga lühikest aega, nii-öelda ühepäevikud ja pikaealised. No enam vist keegi Eestis ei usu Sioni prioraati. Aga mõned aastad, see oli väga kuum teema. Sioni prioraat, salajane organisatsioon, mis juhib maailmat alates Jeesusest, läbi Leonardo da Vinci, Newtoni ja nii edasi, selline intellektuaalne eliit, mille salajane grupp, mis juhib maailma. Mis suunas juhib, ei ole päris selge. See sai populaarseks teooria pärast Dan Browni romaani Da Vinci Code. Kusjuures ma mäletan, kuidas Eestiski paljud võtsid seda romaani kui dokumenti. Et seal tõepoolest nii on. Ja seal, mis seal oli? Et Opus Dei, selline katoliiklik salajane organisatsioon, nagu juhib maailma, seal on mingisugust mõrtsukat neil ja nii edasi. Muidugi selles romaanis Dan Brown on väga ettevaatlik autor ja ta teab, et sellise asja eest võib ka kohtu ette sattuda, sest Opus Dei ei ole nii-öelda tähtsusetu organisatsioon. Nad võivad. Ja siis pärast selgus, et see oli kõik vale. Aga see on kõik vale, on romaani lõpus. Aga see, et kõik õige on enamus romaanis, et hoopis seal Opus Dei on isegi ohver, teda lavastati, see false flag. Nii. Aga Dan Brown ei mõelnud seda ise välja. Mida ma tegin? Nii. Sioni prioraati lõi ja mõtles välja Pierre Plantard. Ta pani endale veel nimeks de Sinclair, et see pidi näitama, et ta on väga vanast kuninga perekonnast, meravingidest, aga tegelikult täisivanem oli Jeesus Kristus. Nii. Miks see nii hästi läks pääle? Sest salapärane katoliiklik organisatsioon, Opus Dei, veel salapärasemad, seal mingisugused võimuskeemid ja väga hea nimi, Sioni prioraat. No, selge see, et see Sioni prioraat kuidagi on seotud juutidega. Tegelikult, me tuleme siia tagasi, slaidid on vales järjekorras. Tegelikult see Sioni prioraati lõi Pierre Plantard 1956. aastal. See härrasmees oli aferist. Ta juba enne sõda ta püüdis luua salajased organisatsioone, mis võitlevad vabamüürlaste ja juutidega. Ja kui Prantsusmaa oli okupeeritud, siis ta pakkus oma teeneid Vichy valitsusele, et meil on nagu samad eesmärgid ja võitleme koos nende vabamüürlastega ja juutidega. Aga tema meetodid olid nii kahtlased, et ta sattus ise Gestapo küüsi. Nii. Aga pärast sõda ta hakkas tegutsema ka teises suunas ja püüdis tõestada, et tema on legitiimne Prantsusmaa kuningas. Tema on meravingide suguvõsast pärit, Sinclair, aga meravingid ei ole niisama kuningad. See on püha veri.
Jeesus ei surnud ristil, aga põgenes Prantsusmaale ja abiellus Maria Magdalenaga ja siis neid sündis laps ja see oli Merovingide dünastia alus. Ja see on see, tuleme tagasi, see on see Püha Graal, Da Vinci koodis. Püha Graal ei ole karikas. See on naise kuju, see on, saladus on naine, Püha Graal on naine, nimelt Maria Magdalena. Tema kandis jumalikku seemet ja sellest tuli. Nii, okei. Plantin on suli ja falsifikaator. Aga Michael Weigand, Richard Leid ja Henry Lincoln on lugupeetud publitsistid. Töötasid BBC-s. See nende uuring oli, ma ei mäleta, kas Discovery's või mingisuguses sellises kanalis. Ja see on väga huvitav moment selles raamatus, et veripüha Graal. Et nad uurisid arhiivis neid andmeid ja kogu aeg need andmeid tulid juurde. Kogu aeg tulid need juurde. Ja see, väga paljudel oli kirjutatud sealt taga või tempel Plantar. Plantar. Nii. Ja siis ühel hetkel nad said aru, et nendega mängitakse. Need veetakse ninapidi. Nii, ja siis nad kirjutavad, aga see oli see hetk, kus lõpetada meie jõudus. Ei, tegelikult ikkagi seal midagi on. Nii. See oli näide sellisest lühiajalisest teooriast. Praegu keegi seda Siani prioraati ei usu, et nii. Siis oli üsna populaarne ka Eestis Zeitgeist. YouTube'is sellise monotoonse, hüpnootilise tooniga rääkis ülemaailmsest vandenõust ja nii edasi. Siin, ma mäletan Eestis sotsiaalmeedias, et vaadake Zeitgeistis ja seletab kõike. Tegelikult see Zeitgeist oli pigem see sisu väga halvasti langes kokku sellise vandenõu diskursusega, sest tavalised, sest klassikalist vandenõu diskursused on see, et on mingisugune salajane grupp, mis on legitiimsete valitsejate, eriti monarhide ja kiriku vastu. Aga siin oli vastupidi see selline idee, et kirik ja need valitsused, eriti monarhiad, on aastasadu inimesi rõhunud. Ja selgus, et Peeter Joosef oli salapärane hääl, aga teda pärast selgus, et on autor. Peeter Joosef ongi marksist. Ei ole seal mingisugust Zeitgeisti. Ja see on väga huvitav asi. Et nagu sai teada, kes on autor, siis otse kohe kadus huvi. Nii kaua, kui oli salapärane hääl YouTube'is, anonüümne. See toimus. No veel. Eestis ei ole nii väga populaarne olnud, aga Venemaal, kusjuures isegi siiamaani, räägitakse Dallase plaanist. Et 1948. aastal CIA juht Alan Dulles tegi plaani, kuidas hävitada Nõukogude Liit. Ja seal põhiline idee seisnis selles, et tuleb Nõukogude inimestele sisendada kosmopoliitsed ideed ja sellist üldinimlikke väärtusi, jutumärkides. Ja see lõhub Nõukogude Liitu. No,
mõned asjad siin kohe ei klappinud. Esiteks siis 48. aastal CIA-d ei olnud olemas. Dallas ei olnud ka selle juht ja Ameerika strateegia Nõukogude Liidu rahvusküsimus on vastupidi nagu rahvusluse toetamine, aga mitte kosmopolitismi. Nii, pealegi kogu see Dallase plaan oli Anatoli Ivanovi romaanist Igavene kutse. Aga seda see nagu võeti sealt välja. Kusjuures seal ta ei olnud isegi Dallas, seal rääkis üks Vene endine tsaari ohvitser, kes läks fašistide poole ja nagu sealt kaudu Venemaad hävitada. Väga huvitav, fašistid, natsid, kosmopolitismi hakkavad. Aga see toimus. Ja eriti pärast seda, kui Gorbatšov tuli võimule. No täpselt talle see plaan. Täpselt üldinimlikud väärtused. Ja muud asjad. Ja seda Peterburi mitropoliit Johannes, kes on talle pikaajalist KGB sidemed, ta tõsiselt rääkis, on 2 kõige õudsemat dokumenti, Sioni tarkade protokollid ja Dallase plaan. Ja see oli ka praegu päris maha maetud. Euroliidu Venemaa esindaja Euroliidus Tšižov ütles, et on vara seda plaani maha matta. Ma ei tea täpselt, mida ta sellele mõtles, aga see nii. Need on sellised lühiajalised asjad. Pikaealisemad on teised, kusjuures siin pikk iga on ka erineva pikkusega. No on sellised, mis on hästi vanad ja kuidas need on, ajale vastupidavad. Vabamüürlased, illuminaadid, juudid, siis natuke uuemad ja mitte nii globaalsed on trilateraalne komisjon või Bilderbergi grupp. Noh, vot teate, et Vangala-planeet on selline Eesti vandenõu teooriate allikas. Seletab ära, mis trilateraalne komisjon on. Sinna kuulus Toomas Hendrik Ilves ja hiljem ka mitte, seal on üldiselt osalejad on 336 on eriti tegijad ja Ilves oli üks nendest. Ja. No vot. Aga siis erinevad eliidid, CIA aeg-ajalt, 9/11, praegu vist ei ole nii aktuaalne, aga see seoses selle senator Greeniga ta jälle aktualiseerus ja kuu vandenõu aeg-ajalt ka reanimeeritakse, et Ameerikas ei käinud kuu peal. See Stanley Kubrick, režissöör, lavastas seda kuu käiku ja midagi seal ei olnud. Nii, aga see on huvitav, no, et küll, no, kuu vandenõu, mis tähtsus seal on? Ja? Aga selgus, et on, et kuu vandenõu on osa suuremast plaanist. Nii, tuleme nüüd meie nagu põhiteema juurde. Selle pandeemiaga on seotud hästi mitu vandenõuteooriat. Ja need on väga erinevad. 2 põhilist suunda, et pandeemiad ei olegi. Et see on vandenõu, et on pandeemia olemas või vastupidi, pandeemia on ja see pandeemia ise on vandenõu. No, esimene variant, et kelle vandenõu on, no selge, et arstid ja farmaatsia tehased, tuleb mingisugune haigus ja olge lahke, meil on
ravimid ja ravimifirmade tulud või ravimite firmade tulud kasvavad. Ja üldse farmatseut muutub väga oluliseks inimeseks. Kes juhib meil Eestit? Teadusnõukogu, kes ütleb ja siis see ministrid kõik ütlevad, jah, teemegi nii. No, olge lahke, see vandenõu. Ja muidugi see meedia. Eriti huvitav on see, et sellega seostakse Bill Gatesi. Miks Bill Gates? No, kaks asja. Esiteks, ta juba aastaid on hoiatanud, et selline pandeemia võib tulla. Ja? Mis tähendab hoiatanud? Järelikult ta teadis. Järelikult ta plaanis. Ja mul tuleb meelde, et ükskord mitu aastat tagasi, kui Eestis millegipärast oli järjekordselt moodne Nostradamus, siis küsiti üht Eesti vandenõu teooriate levitajad, Einar Laignat, et kuidas nii on, et see Nostradamus alati paneb nii täppi. Üldiselt, kes on lugenud neid tsentoone, saavad aru, et seal on väga kaugel sellest, et täppi panna. See on väga udused teksti, mida võib interpreteerida ükskõik kuidas. No võt. Siis Einar Laigna ütles, kellele ennustus, kellele plaan. Et see ei ole midagi ennustus, see on plaan, mida täidetakse. Ja sellepärast see tähendab sajandite pikkune selline plaan, millest see on see inimkonna valitsemise üle või midagi sellist, mida täpselt see Nostradamus siis saavutas, on raske saada. Nii, aga Bill Gatesiga on seotud veel üks asi. Nimelt tal on mitu heategevuslikku programmi ja üks väga oluline suund on nimelt farmaatsia. Ta paneb sinna üsna palju kümnetes, kui mitte sajades miljonites raha, et enne kõike varustada ravimitega vaesemaid riike. No vandenõu on siin selline, et mitte midagi ta ei hoolitse enda vaesemate eest, aga kuna inimkonda on nii palju, siis ta mürgitab need vaesemaid, et nad sureksid ära ja siis saavad sellised Bill Gatesi taolised valitseda. See on selline tüüpiline vandenõu loogika. Kui on kuidagi seotud, näiteks hoiatas selle võimaliku epideemia eest, järelikult ta on seda põhjustaja. Kui ta nagu võitleb selle vastu, järelikult ta võitleb selle eest. Ja muide Bill Gates hoiatas, et tema hoiatus oli see, et inimkond ei ole üldse valmis uueks pandeemiaks ja järgmine pandeemia võib olla hullem kui see kuulus niinimetatud Hispaania gripp. Ja muide, Bill Gates ei ole oma jonni jätnud. Ta ütleb, et inimkond ikkagi ei ole valmis ja järgmine pandeemia võib olla palju hullem kui see COVID-19. Niisiis, pandeemiad ei ole, aga siin me sujuvalt läksime üle nagu teesse, et see on vandenõu, et see COVID-19 on biorelv inimkonna vastu. Või ma ei saa jällegi, alati on Soros kuidagi seotud. Kuidas nimelt ta on seotud selle biorelva väljatöötamisega, ma ei tea, aga ju siis on, sest väga paljud räägivad. Nii, see on nagu tagasikollikavad versioone, et see on Hiina biorelv,
lääne tsivilisatsiooni ja eriti lääne majanduse vastu. Võrreldakse seal, kuidas see viirus, kus ja kuidas ta tapab. Seegõrd Hiinas tapab vähem ja igal pool majandus langeb, aga Hiinas hoopis kasvab. Järelikult see on selline plaan olnud. Nii. Muide, seal mul ei ole mingeid andmeid, kus see viirus on pärit. Aga täiesti selge, et Hiina võimud midagi varjavad. Ja seal Wuhanis tõesti olid midagi usutavad sündmused. Aga ei ole mingeid andmeid, et see oli spetsiaalselt välja töötatud biorelv. Ei ole isegi ka mingeid tõestusi, et see oli kogemata sellest kuulsast viroloogia instituudist ära põgenenud. Ei ole. Samas võib peaaegu kindlalt väita, et see niinimetatud märgturg, mis oli see esialgne variant, ka ei puutu asjasse. Hiinlased muide ise ka levitavad vandenõuteooriat, et see ameeriklased tõid, oli ameeriklaste väike delegatsioon, et sealt tuli. Aga on ka keerulisemad plaanid, et tappa tahetakse mingisugust konkreetseid inimesi või inimrühmasid, aga kõik muud on see niimoodi collateral damage. Juba. Nii, väga palju maailmas on koroona eitajad. Et kuna see koroona on see vandenõu, siis meile see ei mõju. Meie kas see on üldse jama või ta on selline väike asi nagu gripp. Ja nagu ütles Valgevene mitte eriti populaarne president Lukašenko, et väike asi, et viinameega ja küüslauguga saab suurepäraselt hakkama. Et seal Valgevenes ei ole koroona. Jah. No pärast selgus, et on, aga statistikat ei ole. Aga Ameerikas on üsna populaarne, see olid eriti lõunaosariikides ja eriti konservatiivide ja Trumpi pooldajad on kas nii nimetatud koroona peod. Inimesed tulevad spetsiaalselt, koroonat ei ole, see on 2 tüüpi inimest. Et tuleme peole, las ta mind nakatab, siis ma saan immuunseks. Aga teine variant on see, et midagi ta ei nakata. Ja vot tihtipeale need koroona eitajad on ise ohvrid ja surevad. See on võrdlemisi noor mees, 50-aastane. Tuli peole, et tõestada, et koroonat ei ole olemas. Venemaalt on mitu südantlähendavat süžeed, et kuidas Venemaal oli ka sellised peod, rohkem põrandaalused, kus noored saavad kokku ja ei uskunud seda koroonat nii kaua, kui tal köhimisel ei hakanud veri tulema ja ei surnud. Siis väga koroona selle vastased olid mõned õigeusu preestrid. Et see püha veega me piserdame ära ja mingi pisik siia ei tule. Väga mitu piiskopid ja siin on lihtsalt üks nimekiri koroonas surnud õigeusu preestritest, kes ei uskunud koroonat. Nii. No, vandenõuteooriatel on alati tõestused. Ja tõestused on tihti semiootilised. Tuleb jälgida märke. No, eriti alati sensitiivsed asjad on rahatähed. Mäletate $1 sedeli, kus on kõik vabamüürlikud asjad sees.
Aga see nüüd keset või vahetult enne koroonapuhangut loodi uus 20 naela sedel. Ja mis seal on? See on kõik tõestatud. Esiteks siin on see koroonaviirus. Teiseks, siin on see 5G mast. Ja selge, et see 5G mastid levitavad koroonaviirused. Ja? Nii. Nüüd jäid vahele. Eriti ei ole kerge aru saada, et miks, kui neil on nii salajane vandenõu, miks nad pidid ennast paljastama 20 naelsel sedelil. Nii. Näiteks, et ei ole koroona. See on hoopis midagi muud, aga siin ei ole 5G torn, aga üks tuletorn kuulus Inglismaal. 5G tornid näevad vot niimoodi välja. Aga mis see siis on? Nii, see on rasett Tate'i muuseumis, kuna Reversil, nagu Aversil on alati kuninganna, Reversil oli kuulus inglise kunstnik William Turner ja tema tööd on esitatud sellest Tate'i galeriist ja sealt Tate'i galeriist võeti võt see sümbol siia. Okei, aga me seda ei usu. Nii, kuidas siis nad on seotud? No, variandid on erinevad. See 5G nõrgestab organismi. Need maste on palju, sagedus on mingisugune metsik, nad mõjuvad väga halvasti organismile ja organism siis on vastuvõtlikum viirustele ja ka COVIDile. See on selline pehme variant. Palju kangem on see, et nagu COVIDit ei ole, aga see 5G on ise tekitab tervisele kahjumid ja siis tekitab sellised sümptomid, et inimesed oleksid need sümptomid, mis vastavad COVID-19, et köhivad, peavalu, iiveldab ja nii edasi. Aga see ei ole mingi viirus, see on need lained. Veel parem on kolmas variant, et tegelikult need lained levitavadki. Nii, ja siin muidugi tuleb jällegi mängu Bill Gates, kes oma vaktsiiniga, te arvate, et seal on mingi vedelik küll, aga seal on mingisugused mikročiibid, kiibid ja inimkond on kiibistatud ja siis, kui inimkond on kiibistatud, seda saab kaugjuhtida. Nii. Siis viirus levib nagu radiatsioon, aga radiatsioon võib olla ka kasulik. Radiatsioon kuulub nende imeravimite hulka, mis ravivad COVIDit. Jälle tuli moodi see MMS, see imeline mineraalne lisand, mis tegelikult on enam-vähem nagu pesuvalgend. Ja on teada, et ta on mürgine ja mitte mingit positiivset mõju selle COVIDi haigele, et sa ei avalda. Aga siis teine variant on kalloidhõbe. Kalloidhõbe on teadagi, see on vana
meetod ja kalloidihõbe tõesti, tal on bakteritsiidne mõju, tapab baktereid. Kuid siin on 2 aga. Esiteks, viirused ta ei tapa. Tapab ainult baktereid. Aga teiseks, sellises konsistentsis, et ta tapaks baktereid, ta on väga tugev mürk. Igatahes ei ole kasulik seda kasutada. No või siis, need on väga palju erinevaid ravimeid, mis kuskil mingi arst on arvanud. Plagenili on reklaaminud üks Ameerika arst, kes on nii-öelda sellise dissident, et Fauci ja teised on tema vastu, aga tema teab, kuidas ravida COVID-i, vot selle sama plageniliga. Seda reklaamis Eesti portaal Objektiiv ja siis sihtasutuse Pärnu haigla nõukogu liige Helle Kullerkupp siis propageeris. Sellised asjad ei ole süütud. No muidugi seda kalloidhõbe ka süüa ei ole süütu, aga sellised mitte autoriseeritud ravimid, mida pakutakse interneti kaudu, tavaliselt nad on imeravimid, nad ravivad kõik asjad korraga, ei arvesta sinu organismi seisu ja nii edasi. Kusjuures mõni neist võib olla mõnikord kasulik, aga see ei tähenda, et ei ole ühtegi ravimit, mis oleks globaalselt kasulik kõigile. Nii et need ei ole naljaasjad ja ajakirjandus peab olema väga ettevaatlik selliste asjade propageerimisega. Nii, radiatsioon. Selges, et radiatsioon on väga hea vahend selle COVID-i vastu. See ei ole mingi suvaline tüüp, see on kõrge ametnik Venemaal. Andrei Tšeremissov. Ta Rosatomi, see aatomienergeetika kommunikatsiooni osakonna direktor. Et radiatsioon, eriti gammakiirgus, väga hästi aitab COVID-i vastu. Et no see on umbes ka sarjast, et peavalu ravimine giljotiini abil. Aga seal mägedas inimesed elavad kauem, sellepärast, et seal on suurem see kosmose radiatsioon. Mida see? Nii et sellega saab siis COVID-it ravida. Veel üks imeravim, radiatsioon. Nii, nüüd räägime see on meie juba viimane teema. See on QAnon. See on võrdlemisi hiljuti tekkis see teooria. Ja teooria on üsna lihtne. Et see on olemas globaalne vandenõu Trumpi vastu või vastupidi. On niimoodi, et Trump on see, kes võitleb globaalse vandenõu vastu, nagu mõlemad pooled on esindatud. Ja see on mul midagi valesti, jah? Ühesõnaga, president Trumpil on salajane plaan, aga salajase organisatsiooniga tuleb võidelda salaplaaniga. Salajane plaan päästa lapsi satanistidest pedofiilide käest. Lapsi hoitakse maal. Nii, no võrdlemisi värske asi, aga ta oli ette valmistatud. Aasta varem oli üsna kuulus Pizzagate. Muuseas, see on selline lühikene vandenõu, lühikese eluiga vandenõu teooria alla aasta.
Nii, aga Wikileaks avalikustas Hillary Clintoni kampaania juhti John Podesta ja Hillary vahelist e-maile. Selgus, et nad kahtlaselt palju tellivad pitsasid ja ainult ühest kohast. Comet Ping Pong pitseriast. Ja alguses need ei saanud aru, miks, aga siis äkki tähendus, et tegemist oli pitsadega, aga lastega. Et pitsa tähistab last. Ja siis neid pitsasid telliti väga suures hulgas, seal see valimisstaab, palju rahvast, ja siis tegelikult nii palju lapsi ja siis kogu demokraatlik eliit neid seksuaalselt kuritarvitas. Siin ainult kuritarvitas, see kanon läheb edasi ja neid veel süüaks ära, aga praegu ainult need pedofiilid. See ei olnud ka naljasi. Seda pizzeriad on mitu korda rünnatud, otsiti läbi keldrid. Lapsi seal ei leitud, see teeb asja veel kahtlasemaks. Lapsi seal ei leidnud ja siis sealt tulistati seda pizzeriad ja see oli üsna populaarne pizzeria seal Washington DC-s, kus tihti esinesid mingisugused artistid, seal bändid mängisid, neile tuldi kallale ja nii edasi, et kogu selline pedofiilide pesa. Nii, Trump sai võimule ja mis selle vandenõuga juhtus? Nagu paljudes sama unustati ära. Unustati ära mitte päriselt, sest see taas esines väga paljud need Pizzagate'i väited, aga nüüd juba palju saliitsemas edasiarendamises QAnoni sellises vandenõuteoorias. Ma tahan teha üht terminoloogilist märkust. Me tihtipeale räägime inimestest, kes esitavad või usuvad mingisugust vandenõuteooriat, et need on vandenõuteoreetikud. Nad ei ole. Vandenõuteoreetikud on hoopis teised inimesed. Need on vandenõuteooria esimesed ohvrid. Ja me kohe näeme, et see ei ole ka nii süütu asi. Niisiis, siin sellel QAnoni puhul on üsna sarnane skeem nagu Zeitgeistil. Q oli mingisugune allikas, anonüümne allikas, kes väitis, et ta on väga kõrges positsioonis Trumpi administratsioonis ja tema annab siseinfo. Ja ta annab seda mitte otseselt, aga vihjedega. Aga nendest vihjedest võiks aru saada, et presidendil on suur plaan. Ja suur plaan, kuidas puhastada Ameerika Ühendriike sellisest väga sügavalt ja väga laiaulatusliku vandenõuga, mis ei ole ainult USAs, see on vähemalt suures osas lääneriikides, aga ka Saudi Araabias. Seal valitsevad inimsööjatest pedofiilid. No ees, et niisama et ei oleks paljasõnaline, nimetame neid kohe nimede järgi. Need on Clintonid, see oli Obama, see on Soros, need on Rothschildid, see on kogu see Saudi Araabia kuninglik perekond. No ja teised, neid on palju üle maailma. Nii, Ameerikas nad on imbunud kõikidesse võimustruktuuridesse ja mõnikord seda nimetatakse süvariigiks. Nii, ja president Trump valmistab
totaalseks tormiks. Et torm tuleb. Ja praegu see esimene oli, et see vaikusenne tormi. Et torm tuleb, olge valmis. Nii. Ja seal on sõjavägi ja rahvuskaardivägi on juba valmis seatud ja aktiviseerus 2018. aastal, et võt kohe algab see asi. Salapärane insider Q on oletatud, kes ta on, kuna kasutati seda 8 channeli kanalit, kasutati ka teisi, siis arvati, et see võib olla kas omanik Jim Watkins või tema poeg Ron, aga tõestatud ei ole midagi. Veel on pandud tähele, et sõnumite stiil ja esitusviis on väga sarnane Pizzagate'iga. Nii et võimalik, et sama meeskond on selle QAnoni taga. Vot need on vandenõuteoreetikud, aga mitte need, kes usuvad seda. Nii. Ja nüüd millal siis see torm tuleb? On kindlalt andmed, et ta tuleb 3. novembril 2017. Millegi pärast ei tulnud, aga siis tuli selline teadane, et praegu ei tulnud, aga olge valmis ja selline refrään kordus, uskuge plaani. Uskuge plaani. Niisiis, 1. veebruaril 18 ei juhtunud midagi. Siis 10. veebruaril 18 et tulevad massilised enesetapud. Ei tulnud. 16. veebruaril Londonis pidi toimuma suur autopommi plahvatus. No, just nimelt sel päeval ei juhtunud. Ägelt. Nii. Siis 6. jaanuar 2021, sellest räägime eraldi. Ja kui siis ka ei tulnud, siis 20. jaanuar siuke viimane, kui sest president Trump, tal on plaan, tal on kõik, olemas sõjavägi, rahvuskaardiga ja Biden mitte iialgi ei saa presidendiks. See on täiesti välistatud. 20. see inauguratsiooni asemel tuleb see torm ja kõik. Ei tulnud. Mis siis teha, kui ei tulnud? No, see on see kuulus QAnon šamaan. Q saatis mind. See on marss Kapitooliumile. Niisiis. 6. jaanuaril oli see kuulus Kapitooliumi ründamine Trumpi pooldajate poolt. 5.6. Trumpi pooldajad kogunesid Washington DC-sse ja see oli otsene presidendi üleskutse tulla, et mitte lasta. 6. pidid välja kuulutama presidendi valimiste võitjad. Nii, 6. president esines suure kõnega ja seda kõnet ma olen kuulnud ja analüüsinud ja seda kõnet võib interpreteerida kahte moodi. Üks on see, nagu said aru, võt need inimesed. Et nüüd poisid rünnakule. Aga samas ta midagi sellist ei öelnud. Need olid jällegi vihjamisi. Ja siis nad vallutasid kongressihoonet, Kapitooliumi kongressihoonet ja siis neid löödi sealt välja.
torm osutus tuulekeseks. Ehkki ka demokraadid püüavad seda üle dramatiseerida. Nii, vaatame, mis seal juhtus. Tihtipeale seda võrreldakse nende ülesastumistega, mis olid mustanahalistes linnaosades ja linnades, et Black Lives Matter. Kuid need on täiesti erinevad. Need inimesed, esiteks, säel vandaalitsemine oli öösiti. Need tulid päeval, avalikult, ilma maskideta, väga distsiplineeritud, mitte mingit rüüstamist ei olnud. Nad tulid patrioodid, nad tulid kaitsma oma seaduslikku presidenti, nad tulid tegema midagi head. Ja nad olid väga hästi organiseeritud, kanoon neid saatis, kuu neid saatis ja siis, kui see kõik lõppes, see oli täielik šokk. Poisid, kõik on läbi. Kõik see tohutu suurepärane plaan, 2 aastat on sellest elanud ja nüüd tuleme ja kuid kõige kangemad ütlevad, et ei ole. Vabandust. Ei ole. Uskuge plaani, et küll see Trump tuleb veel. Nii. Ja ma lõpetan ühe väikse mis ta oligi Twitteri postitusega. 28 sekundit. Ma'am, what happened to you? I got maced. You got maced? By the police. And what happened? You were trying to go inside the Yeah, Capitol? I made it like a foot inside and they pushed me out and they maced me. What's your name? Where are you from? My name is Elizabeth. I'm from Knoxville, Tennessee. And why did you want to go in? We're storming the Capitol. It's a revolution. Thank you. Nii. Tema tahtis midagi head. Midagi head. Tuli rõõmsameelselt sinna Kapitooliumisse. Aga nemad lükkasid mind välja ja pisargaasiga veel mürgitasid. See on revolutsioon. Ja siin tuleb märkida veel üks olulist asja. Et see Kapitooliumi vallutamine muidugi on ebaseaduslik akt, aga mitte nende silmis. Sest et Ameerika revolutsiooni ajal see deklaratsioon iseseisvusele lähtus sellest, et rahval mitte ei ole õigus, aga on kohustus kukutada türannilik võim. Aga nemad siis tulid kaitsma oma seaduslikult valitud presidenti mingisugust manipulatsioonides, arvasid, et need nüüd siin rõõmuga võetakse vastu ja revolutsioon on ju midagi toredat, kui me vaatame reklaami seal. Revolutsioon pesu pesemises, uus revolutsioon nahahoolduses. Need on kõik suurepärased asjad, aga visatakse välja ja veel pritsitakse pisargaasiga. See on tõesti unhappy end. Aga seda kanoni vandenõu on veel varamata, sest uskuge plaani. Või ärge uskuge. Sellega me täna lõpetame.